Tere tulemast! Oleme siin täna Helga-Johanna Kuusleriga ja räägime Helga-Johanna loomingust, räägime hiljuti ilmunud raamatust Jumalate arhiiv ja anname publikule ka võimaluse lõpus küsida või isegi ka vahepeal küsida mõningaid küsimusi. Tere kõigile, kes te jõudsite õigeks ajaks. Ja kindlasti on mõned ka, kes jõuavad veidi hiljem, aga no see juhtub alati, et anname andeks. Nii, aga enne kui sinust sai kirjanik, sinust sai lugeja, et kuidas see alguse sai? Ma just mõtlesin täna selle peale, kui ma rongis siia sõitsin, et mis üldse oli esimene raamat, mille lugemist ma mäletan ja millest mul olid mingid emotsioonid. Ja meil oli selline vana nõukogudeaegne aabits, kust vanema õpetas mulle lugemist. Ja seal oli üks selline lugu, mille pealkiri vist oli Poiss ja Lenin. Ja ma mäletan seda lugu sellepärast, et mina ei teadnud, kes on Lenin. Et ma lugesin selle loo läbi, ma sain aru, et ma oskan lugeda, aga ma ei saanud aru, mida see lugu mulle öelda tahtis. Ja see vist on tõesti esimene mälestus sellest, et ma oskasin ise lugeda. Reaktori intervjuus oled sa nimetanud Harry Potterit kui esimest ulmeraamatut. Kas on veel midagi, mis nooruses sind ulmevaldkonnast kõnetas? Mäletad sa midagi sellist? No ma ikkagi tegin ka katsekääbikut lugeda. Pärast seda, kui ma selle Sõrmuse vennaskonna filmi ära vaatasin. Aga kääbik jäi mul tõesti pooleli sellepärast, et ta oli lapsele kuidagi natuke liiga õudne. Ja tagantjärele ma mõtlengi tegelikult, et kuidas üldse on võimalik, et ma suutsin tegelikult kinos selle filmi ära vaadata ja siis ma jäin kääbikuga jänni, et ma panin selle kinni, et ei, see on liiga kole ja ma ei taha näha, millised koledad asjad Bilboga juhtuvad. Kas see on veel midagi sellelt nooruspõlvest, mis sulle muljet avaldas, et mis jäi eraldi veel meelde? Ei pea ulmevaldkonnast just olema, aga mis oli selline teos, mis tundus, et jäi nagu sind mõjutama ka nüüd tulevikus? See ei olnud ulme, aga mulle tegelikult isegi meeldisid Berti päevikud, mida nüüd praegu peetakse võib-olla natukene skandaalseks, et lapsevanemad vist enam nii palju ei tahagi, et lapsed selliseid raamatuid loevad, et eks seal oli natukene selline ropp-huumor, aga minu jaoks oli ta selles vanuses nagu päris naljakas. Ja ma mäletan ise ka neid, võib-olla osad publikust mäletavad ka neid raamatuid. Aga eks aeg on edasi läinud ja on arusaamad on muutunud. Kui palju sa praegu ulmet loed? Sõltuvalt sellest, kuidas meeleolu on, et eks ma loen igasuguseid erinevaid asju, aga ikkagi ulme- ja fantaasiakirjanduse riiulites käin ka piilumas, et kas on midagi uut ja huvitavat, mis silma hakkab. On midagi hakanud silma, mingi viimane lugemiselamus? Eesti autoritest ma viimati lugesin nüüd läbi Ajutraiberi. Seal mind köitis kõige rohkem see kassilugu, eriti seal alguses, kuidas kass pandi puuri ja siis, kuna ma tean kedagi, kellega juhtus täpselt samasugune lugu, siis see oli kohe äratundmisrõõm. Kui nüüd Eesti autoritest edasi rääkida, siis aastal 2016 Eesti Naise intervjuus oled sa öelnud või nimetanud, et sa loed alati Harglat ja Kivirähku, et kui neid midagi ilmub. Et mis nende kahe kirjaniku puhul sind võlus ja kas sellesse nimekiri on nüüd aastatega lisandunud veel kellegi nimi, keda sa alati loeksid? Ma isegi konkreetseid nimesid, keda ma alati loen, ei oskagi tõesti rohkem välja tuua, aga Hargla ja Kivirähu puhul mind tõesti lihtsalt võlub kuidagi see atmosfäär, mille nad tekitavad. Et isegi siis, kui nagu midagi väga ei toimu, et ei ole nagu mingisugust suurt pauku kuskilt tulemas, siis ikkagi tegelikult see kõik on väga nauditav. Kas sa Hargla puhul oled ka tema ulmeloominguga kursis või oled pigem lugenud nüüd viimase ajal ilmunud teoseid? Ma isegi laenutasin kunagi mingi tema ulmekogumiku. Ma täpselt pealkirja ei mäleta, aga see oli selline roheliste kaantega raamat.
aga mis mulje see mulle jättis, see ei tule praegu üldse meelde, täiesti must auk on peas. Aga näiteks Frenchi ja kooluseiklused mulle küll meeldisid. Aga oled sa lugenud ka nüüd Juhan Liivi neid lugusid, mis viimati ilmusid? Veel ei ole jõudnud, aga kindlasti plaanis on, et öökapi peal ei ole veel ootamas, aga ühel päeval jõuab sinna ka. Nüüd, kui lugemise juurest edasi minna, siis millal sa alustasid esimeste kirjutamiskatsetustega? No ma arvan, et lasteaias ma kindlasti ikkagi kirjutasin oma käega valmis ühe selle näidendikava väga koledate trükitähtedega. Et siis mul oli selline plaan, et et ma tahaks kirjutada näidendit. Ja kes mul seal naabruskonnas elasid, naabrilapsed, eks ole, et nende nimed ma panin sinna kavasse, et tema mängib seda rolli ja tema mängib seda rolli ja kellelegi ma isegi vist panin selle kava postkasti. Aga nemad olid minust paar aastat vanemad, nemad ei tahtnud mingist näidendist midagi teada. Ja see kava ei ole ka säilinud, et on ainult mälestus sellest. Aga kas sõbrad ja lähedased või perekond julgustas sind ka kirjutama? Jaa, ikka. Kui ma juba koolis käisin, siis ma kirjutasin nagu selliseid lühemaid luuletusi näiteks ja ikkagi mingeid jutukatkeid ka. Ja kuna meil oli tõesti kodus kirjutusmasin, siis see lihtsalt tundus mulle õudselt äge tegevus, mida teha, et ma trükkisin seal taga ja päris palju paberit läks raisku, päris palju linti läks raisku, aga keegi mind sealt minema ei ajanud, et oli võimalus teha seda. Kas sa mäletad ka, milline oli tagasiside sinu mõnele esimesele kirjatükile? Ma arvan, et ema ikkagi ütles, et ma võin edasi kirjutada. Et seda momenti ka ei olnud, et issand, mis sa siin kokku oled keeranud. Ja koolis ma hakkasin ka saama päris häid hindeid oma kirjatööde eest. Oled sa mõelnud, kas on mõni selline teos praegu juba, mida sa oleksid tahtnud ise kirjutada, kas ulmevaldkonnast või ka üleüldiselt, et mis on sind, mille peale sa oled mõelnud nüüd hiljem kirjanikuna, et vau, et oleksin ma ise tulnud sellise asja peale? Ma isegi niimoodi ei ole mõelnud. Samas on mulle tulnud just sellised mõtted pähe, et ma olen ise midagi kirjutanud ja samas keegi teine on selle kõik juba tõesti enne ära kirjutanud, et mingisugused mustrid tihti korduvadki erinevatel inimestel täiesti teises maailma otsas, et ma tahaks nagu kirjutada midagi ainulaadset, aga nii kaugele ma veel ei ole jõudnud. Aga võib-olla ühel päeval. Kes teab? Kes teab, jaa. Et selles mõttes see on väga huvitav selliste hästi unikaalsete asjade kirjutamine, et see võib tulla täiesti ootamatult. Kui me räägime nüüd sinu loomingust, mis siis 2016. aastal algas esimese romaaniga, nagu siis avalikkuse ees esimese romaaniga Puhkus koomas, kus siis õnnetuse tagajärjel vahetavad noor naisterahvas ja keskkooli poisskehad. Et see on selline ulmeline krimilugu, et kes publikust ei ole lugenud, siis saab järgi vaadata. Et kuidas sa selle mõtteni jõudsid, et üldse romaani kirjutada ja sellist romaani kirjutada? Kehade vahetuse teema on mulle tegelikult alati väga meeldinud, et sellest on ju päris palju ka erinevaid filme, et üks minu suur lemmik on see sama Kuum tibi, kus siis Rob Schneider ja Rachel McAdams vahetavad kehad ära, et see jäi mulle kõige paremini meelde. Aga ma tahtsin ise teha ka võib-olla natukene tõsisemalt seda. Ja, seal on päris palju selliseid suhte ja armastuse ja ka suureks saamise teemasid, et selles mõttes on ta, et ei ole ainult selline hoogne krimilugu. Aga peale seda, selles mõttes sellele romaanile said sa ka tunnustuse, et selles mõttes sa sai auhinnatud, et kas selline tunnustus innustas sind kohe ka järgmist romaani kirjutama? See tunnustus oli mulle üldse väga suur üllatus, sellepärast, et kui ma sain selle kirja, et olete oodatud üritusele, siis ma mõtlesin, et tahavad publikusse inimesi, et eks ma siis lähen, et mul aega ju on. Istusin siis seal saalis, võtsin tee ja siis
järsku hakati minu jutust katkendit ette lugema. Mõtlesin, et kas see siis tõesti võib olla tõsi, et nüüd mina midagi võitsin, aga vahel veab. Ja kindlasti see andis kõvasti motivatsiooni juurde ikkagi edasi kirjutada, et kui varem mõned lood kippusid ikkagi ka pooleli jääma, siis nüüd ma enam ei ole nii kergesti käega löönud. Ja kokku oled sa avaldanud 5 romaani nüüdseks, et siis lisaks Puhkusele koomas 2018 Verevalla varandus, 2021 Romeo ja Julio, 2024 Ajakatastroof ja siis Jumalate arhiiv, mis meil siin laua peal ka on. Et nendest ainult siis Romeo ja Julio ei ole ulme. Jah. Et millest selline kõrvalepõige, et sa kirjutasid romantilise põneviku ja võtsid klassikalise Romeo ja Julia loo ja tegid sellise uustöötluse? Tegelikult olen ma ka lapsepõlvest peale olnud suur seebika fänn ja lihtsalt see seebikate maailm on ka täiesti omamoodi maailm, kus tegelikult kehtivad mingisugused täiesti teistsugused reeglid. Ja ma mõtlesin, et seda ei ole ka võib-olla Eesti kirjanduses nii palju olnud ja siis ma lihtsalt hakkasin kirjutama ja jutt hakkas jooksma. Et see tegelikult on ka selline hoogne põnevuslugu, et selles mõttes ja vahepõikena lihtsalt öelda, et kuskil sa oled kommenteerinud, et inimesed ütlevad, et sul on liiga paksud raamatud. Ja. Et tegelikult selles mõttes on väga muljetavalt, ma tahaksin hoopis kiita, et ei ole lihtne kirjutada tegelikult niimoodi, et see jookseks ja see oleks loogiline ja et seal oleks sellist tühja õhku vahel, et selles ma vastupidi tooksin sind esile selles osas, et sa oled kirjutanud väga sellised tugevad, tummised teosed. Et ei ole läinud seda teed, et võtnud sellise õhukese raamatu. Et selles mõttes teades, kui raske on mõnikord kirjutada, siis väga äge minu meelest. Aga milline on nendest sulle kõige südamelähedasem, kui sa vaatad seda 5 romaani? Eks nad kõik ole mulle omamoodi armsad, sellepärast, et alati ma panen ju ka endast midagi natukene sinna sisse. Aga võib-olla isegi minu isiklik lemmik tahaks olla Ajakatastroof. Aga miks just, kui sa publikule avad seda? Sellepärast, et see lihtsalt kuidagi tundub mulle endale juba rohkem südamelähedane kogu see teema ja kogu see ajastu. Et seal on siis sellist ajarände momenti. Just. Et jah, 1939. aastasse ja tegelikult see on ju see periood, kust ka minu vanavanemad kõik on pärit, kus nemad on üles kasvanud ja elanud ja eks ma ikka olen selle kohta lugusid kuulnud, kuidas tollal kõik oli ja natukene ma tahtsin ka seda taaselustada. Kas sa tegid eraldi ka mingit sellist uurimust, et meil just siin eelmine kord oli autor, kes ka tegi sellist uurimustööd just nagu, et kasutada ajaloo ja mütoloogia ja muistandite asju. Kas sa tegid eraldi mingisugust uurimustööd ka veel selle ajastu kohta täpselt? Eraldi otseselt ei teinud, sellepärast, et eks ma varem olin ka juba lugenud selle kohta igasuguseid erinevaid raamatuid, et jah, Lille Roomets natuke abistas mind nende kohvikute temaatikaga, et mul tol hetkel ei olnud seda vanade Tallinna kohvikute raamatut, aga pärast see hiljem sattus mulle juba juhuslikult kätte, et sealt oleks ka kindlasti saanud väga palju abi selle teemaga. Nüüd viimasena ilmunud Jumalate arhiiv, selle raamatu puhul on tegemist siis kõrgfantaasiaga, et mida Eestis tegelikult väga sageli ei kirjutata, et sa oled loonud täiesti sellise oma maailma ja arvustustest on ka käinud läbi kommentaar, et reeglina planeeritakse siis selliseid teoseid triloogiatena ja et sul on ta mahutatud ühte raamatusse, et kui keeruline oli luua seda maailma ja kas sa kaalusid, et see võiks olla sari? Ma arvan, et ma panin sinna punkti, kus mulle tol hetkel tundus, et nüüd on küll kõik.
aga samas mingisugused niidiotsad kindlasti on seal sees, kus tegelikult veel saaks arendada ka järgmist osa, kui mul peaksid need mõtted tulema, et praegu ma olen selle asja natukene pausile pannud, aga samas ma ei välista mitte midagi. Aga millega sa, kui sa avad natuke seda maailma siis nüüd kuulajatele ka, et millega sa selle juures kõige rohkem rahul oled ja kui sa tagasi nagu vaatad või praegu seda loed, et mida sa oleksid teisiti tahtnud kirjutada? Võib-olla ma ikkagi jumalate maailmale oleks võinud veel natukene rohkem lehekülje ruumi pühendada, et praegu ma kirjeldasin isegi rohkem erinevaid õukonna intriige ja inimsuhteid, et see jumalate pool jäi võib-olla natukene tagaplaanile. Et sellele oleks saanud rohkem tähelepanu pöörata. Aga millega sa rahule jäid? Kõige ülejäänuga. Nüüd selle raamatu näitel siis millist tegelast sa siit kõige rohkem, milline tegelane sulle endale kõige rohkem siit nagu südamelähedane tundub? Keda kirjutades sa tundsid kuidagi nagu võib-olla mingit suuremat sidet või kes iseenesest meeldib sulle nagu rohkem? Ma ikkagi arvan, et Kerven, sest et tema oli ju ka see, kellega see lugu selles mõttes üldse hakkas, et ta tutvus kogu selle maailma ja kogu selle eluoluga. Et suurem osa sellest oli läbi tema silmade ja kuidas ta ise kasvas ja arenes selle kõige käigus, mida ta koges. Aga on sul olnud niimoodi, et sa oled mõnda oma tegelast, isegi kui me vaatame natuke laiemalt selle kogu sinu loomingu raames, oled sa mõnda tegelast hästi palju nagu eelistanud või armastanud mingis romaanis või siis vastupidi on sul olnud sellised negatiivsed tunded tema vastu, et on sul selliseid tegelasi ka, kes on sinus tekitanud väga selliseid suuri ja tugevaid tundeid neid luues või kirjutades? Ma arvan, et mitte, lihtsalt peategelane paratamatult ongi see, kes juba saab algusest peale rohkem kirjaniku armastust, et kui sa natukene avad seda jumalate arhiivi, et kõik kuulajatest arvatavasti ei ole veel jõudnud seda lugeda, mina kindlasti soovitan, mulle väga meeldis, et ilma siis väga palju selles mõttes ära andmata neid olulisi kohti, et millest see raamat räägib? See on ikkagi peategelase rännak, kuidas ta satub täiesti teistsugusesse riiki, teistsugusesse oludesse, sellepärast, et tema õde läheb siis mehele kauge kuningriigi kuningale ja tema ülesanne on oma õde saata. Ja niimoodi ta siis sinna koha peale jõudes satubki kõikide nende intriigide ja iidsete saladuste keskmesse, kus temal endal on ka väga oluline roll mängida. Ja siis see maagiline jumalate arhiiv, kas sa selle kohta saad ka midagi öelda, mida see tegelikult tähendab? See on see dimensioon, mille sisse tahaks ise ka näha. Et kindlasti seal on veel mingeid asju peidus, mille peale ma ise ei mõelnudki. Kui puudutada nüüd seda korraks sa mainisid, et võimalik, et seal on mõned liinid veel, mis võiksid edasi minna, siis kas sa oskad nimetada, milline neist võiks sind kõige rohkem kõnetada tulevikus? Kelle lugu sa näiteks edasi tahaksid jutustada? Skelekerviki jäi ju tegelikult minemata. Et ma tegelikult ütlesin, et Kerven ja Io on sinna teel, aga miks nad sinna lähevad, mida nad seal tegema hakkavad ja milline riik see on, selle kohta sai veel suhteliselt vähe teada. Et sealt kindlasti annaks veel kirjutada. Ma ise leidsin sellised 2 sarnast joont sinu esimese ja viimase teose vahel, et sa seda kehade vahetamist juba mainisid, et see teema sulle meeldib. Et siin on ka tegelikult see, kas nüüd päris kehade vahetus, aga identiteedi vahetus või ka ikkagi nagu tegelikult ka seal toimub selline keha muundumine või muutumine
ja ka siis teine joon on jumalik sekkumine. Et need esimeses pooles siis ka tegelikult ju nad jõuavad nii-öelda taevasse, kus siis toimub väik selline segadus nende elu pikkuse ja üldse, kuidas need asjad neil saavad olema. Ja siin ka tegelikult jumalad on sellised võib-olla isegi Skandinaavia tüüpi jumalate moodi, et nad tahavad sekkuda, tahavad vingerpusse mängida, tahavad ise kuidagi seal seda olukorda kontrollida. Neil on omad lemmikud, keda nad eelistavad. Et miks just siis need kaks elementi sind autorina kõnetavad? See jumalik sekkumine lihtsalt annab tõesti väga palju erinevaid võimalusi, kuidas sellega saab mängida. Kas sellest jumalate nüüd osast on ka sul keegi, kelle sa eraldi välja tooksid, kelle kirjutamine oli selline kas lõbus või huvitav või kuidagi teistmoodi? No, ma arvan, et sõjajumalanna Sakhara kindlasti jumalate seast oli tema minu lemmik. Kui mõelda nüüd selles mõttes laiemalt veidi, et me praegu oleme jäänud nii-öelda meie eesti ja eesti keele piiridesse, aga kas sa oled ka mõelnud või unistad sellest, et su teosed võiksid olla tõlgitud teistesse keeltesse? No kes sellest ei unistaks? Kindlasti oleks väga eriline tunne oma tõlget mõnes teises keeles käes hoida, isegi kui see on mõni selline keel, mida ma ise ei oskagi. Milline neist romaanidest oleks esimene, kui tuleks selline pakkumine? Mida sa arvad, mida sa tahaksid esimesena? Ma arvan, et Jumalate arhiiv võikski olla see. Ma tean täitsa nõus, et ma arvan, et see oleks väga hea võimalus, kuidas Eesti ulmet nagu mujal maailmas ka tegelikult näidata. Et selles mõttes ulmeringkonnas sa väga palju ringi liikunud ei ole meie ulmekogukonnas, et meil siin oli ka kaanepillilt värske tuul, aga tegelikult, kui me vaatame su loomingut, me juba korra puudutame, siis enamus su loomingust on ulme. Et kas sa oled mõelnud nagu rohkem selles mõttes käia läbi siis Eesti selle ulmeseltskonnaga, käia Estconil või mis sind nagu tagasi on hoidnud? Ma lihtsalt ei ole sattunud kuidagi sinna, et ma saan aru, et Estcon ka toimub, eks ole, Tartus. No seal maal ja igal juhul mitte Tallinna maal. Ei, Tallinna maal ei toimu metsas ja maal toimub ja, et selles mõttes, aga sinna saab, et meil selles mõttes on hästi tihe kogukond, et kõik pakuvad transporti ja et selles mõttes sinna saamine ei ole ja, kindlasti võin osaleda, et ma tõesti lihtsalt väga tihti Tallinnast välja ka igale poole ei satu, sellepärast, et juhiluba mul ei ole veel, võib-olla ühel ilusal päeval. Sest sellepärast ongi, et me oleme nagu natukene on tekkinud see imestus, et tegelikult sa ju kirjutad väga palju ulmet, et siis kuidagi ulmeseltskonnast oled sa kuidagi natukene, ulmeseltskonnas oled sa jäänud natuke nagu kaugeks, mida ma loodan, et see tänane üritus ka tegelikult parandab, sellepärast, et näiteks see viimane raamat on minu meelest väga suurepärane. Selle käigus sa tegelikult tegid ju koostööd ka siis Eva Lutsuga Fantaasiakirjastusest ja tegid siis Sündmuste Horisondi eestvedajaga Siim Veskimees, Ats Miller, heal lapsel mitu nime, et temaga ka. Ja eelnevatest avaldamistest on sul kogemused ka teiste kirjastustega, et mis on sinu jaoks selles kirjastamisprotsessis oluline ja mis on see, mis teeb nagu selle lihtsaks, et koostöö kirjastajaga sujub? See on keeruline küsimus tegelikult. Ma arvan, et ma ei oskagi sellele kohe niimoodi praegu vastata. Võib-olla kõik on läbirääkimiste küsimus, et kui kõik pooled saavad aru,
mida teha, et tulemus oleks võimalikult hea. Kuidas su kogemus on olnud selles mõttes nüüd esimesest romaanist kuni siis selles mõttes viimase romaanini, et palju sa näiteks praegu tunned, et sa tahad kaasa rääkida, et ma tahan rääkida kaasa, kuidas see gaas välja näeb, ma tahan rääkida kaasa, kuidas siin on mõned asjad paigutatud või sa jätad nagu vabad käed? Ma arvan, et ma ikkagi olen hakanud rohkem kaasa rääkima, et alguses ma nii palju ei rääkinudki kaasa, ma olin igasuguste asjadega nõus, välja arvatud siis, kui mõni asi tõesti midagi väga häiris, aga nüüd ma juba palju vabamalt julgen oma mõtteid väljendada. Et siis ma saan aru, et sa tegid ka kaanepildi osas seekord natukene rohkem koostööd. Ma pidin välja mõtlema, mida ma üldse kaanel näha tahaksin. Et see algne idee, ma pidingi selle sõnastama niimoodi, et kunstnik suudaks siis seda joonistada, et ma teeksin selle võimalikult arusaadavalt. Ja tulemus oli minu meelest tõesti väga ilus, seda on kohe rõõm vaadata. Kunstnik on saalis ka, et saab lehvitada. Ja see mõttes, kui vaadata siin, siis on hästi selline, hästi ilus ja soe. Ja on selles mõttes hästi, et esmapilgul võib-olla kui kaugelt vaadata ei saagi kõikidest detailidest aru, aga kui nüüd niimoodi lähemale minna, siis kui vaadata seda käe juures olevat, seda mansetti või kuidas ta iganes kutsuda, eks ju, ja vaadata seda drooni siin peal ja kogu seda asjad, siis tegelikult on hästi ilus ja on küll. Et selles mõttes, et sellised huvitavad detailid, ja seda on hästi soe ka, mõnus soe kaanepilt selline, tekitab kuidagi sellise hea tunde. Nüüd, kui me natukene räägime sellest, mida sa kirjutamisest muul ajal teed, siis sa toimetad ristsõnu. Ja. Kuidas sa selle juurde sattusid? See oli aastaid tagasi, kui ma sattusin tööle Ristiku toimetusse ja ristsõnu ma olen lahendanud tegelikult juba lapsest peale, et ka näiteks Rauno Pärnits, kes on ju ristsõna koostaja, tema nimi oli mulle juba lapsepõlvest tuttav. Hiljem sain ka temaga siis isiklikult tuttavaks, et toimetasite tema tehtud ristsõna? Jah, varem ma pidin ka ristsõnad kõik ise läbi lahendama, enne kui need trükki läksid, aga nüüd meil on eraldi testlahendaja, kes suudab leida veel rohkem selliseid asju, mis endal ka mõnikord kahe silma vahele jäid. See on väga huvitav, ma ise ei teadnudki, et on selline inimene nagu testlahendaja ka olemas. Jah, ristsõna maailmas võib juhtuda ikka kõike. Millised ristsõnad sulle endale kõige rohkem meeldivad? Selles mõttes, neid on ju, meil on siin praegu hästi palju erinevaid variante, mida tehakse, et sudoku tüüpi ja sudoku sõber ei ole ma üldse, isegi need kõige lihtsamad, kus on vähem ruute, isegi need ma suudan kuidagi ära käkkida, nii et ma neid enam isegi ei vaata. Aga kas sa oled ise ka proovinud koostada nagu selles mõttes ristsõnu? Oled sa proovinud seda lisaks toimetusele ise ka neid? Mingeid väga lihtsaid asju ma suudan teha, aga selleks, et minust saaks ka professionaalne koostaja, kõigepealt ma peaks õppima ära veel kõik need erinevad programmid, millega saab tõesti häid ristsõnu teha. Et sinna mul meil on pikk tee minna. Lisaks oled sa öelnud, et sulle meeldivad Aasia seriaalid ja Jaapani anime. Ja. Et kas sa tooksid mõned näited, mis on sulle sellise suurema mulje jätnud neist kahest? Või mida sa soovitaksid näiteks kuulajatele vaatada? Nagu konkreetsed nimed või üldse žanrid? Üldse võib-olla alustades žanrist ja kui sul on ka keegi konkreetne, siis miks mitte? Ma eelmisel aastal vaatasin ära sellise anime nagu Monster ja ma olin tegelikult sellest juba ka tükk aega tagasi kuulnud, aga ma lükkasin kogu aeg selle vaatamist edasi, sest et see oli liiga kuulus. Ma mõtlesin, et äkki see on nii hea, et ma ei saa sellest lihtsalt aru. Aga tegelikult see oligi tõesti hea, et paneb ikka elu üle mõtlema. Ja seriaalidest,
kindlasti ma arvan, et igaüks leiab midagi, mis talle meeldib, et. Aga mis sind nende juures köidab või mis see on see, mis haarab sind nende puhul? See ongi võib-olla see teistsugune maailmatunnetus ja üldse kuidagi. Kas need on aidanud ka kirjutamisele kaasa, et on nad andnud sulle mingit sellist ainest või andnud sellist kuidagi inspiratsiooni? See õhustik, mis seal on, tihti on küll päris inspireeriv. Selles mõttes on see huvitav, ma olen ise Aasia seriaale, ma olen ise vaadanud, nad hästi sellised, neil on selline omamoodi, tõesti neil ongi omamoodi stiil või omamoodi õhkkond või kuidagi nad on meie jaoks natukene nagu teistsugused või kohati on nad õrnemad kuidagi nende emotsioonide väljendamisel, aga samas nad on ka kohati tegelikult üsna julmad. Jah, et mõnikord see kurjus, mis sealt tuleb, ongi selline, et sa tegelikult vaatad seriaali, aga see maailm on lihtsalt nii julm, et sul on pärast siuke tunne, et okei, ma vist lähen nüüd duši alla, ma tahan selle enda pealt maha pesta. Et järelikult on hästi tehtud, kui selliseid emotsioone suudab vaatajas tekitada. Ja, et see on väga huvitav, neil on selline omamoodi. Ja neil on ka tegelikult väga palju fantaasia maailma kujutamist, nagu selline kohe nagu sellise ka sellises stiilis, et see on täiesti nagu loodud täiesti uus maailm uute tegelastega, selline väga, väga nagu värviline, selline väga muinasjutuline kohati on tegelikult see stiil. Hiinlased tegelikult teevad seda päris hästi, et näiteks Love Between Fairy and Devil oli ka tõesti selline, kus ikkagi jäingi lihtsalt seda vaatama, et seal oli selline muinasjutuline õhustik ja kuidagi köitis kohe. Et ei olnud probleem üle 30 osa ära vaadata. Ja see on ka, neil on hästi palju neid osasid, et seal tekib see väike selline, et jäädki nagu, jäädki sinna tsüklisse nii-öelda sisse. Aga muusika poole pealt. Kas sa muusikat kuulad ja millist muusikat sa kuulad? Meil siin on ka erinevaid külalisi olnud ja kõik ka on avanud veidi oma seda poolt. Igasugust erinevat ikkagi, et varasemast ajast näiteks Tokyo Hotelli ja My Chemical Romance'i varasem looming on hästi istunud mulle, aga klassikalist muusikat kuulan ka vahepeal. Ja tõesti mulle meeldib kasutatud asjade poes ringi nuhkida ja vaadata, et kas on mingisugust head plaati, mida ma ei ole varem kuulanud, et äkki saan sootsa hinnaga, siis kuulan ära, vaatan, kas on hea. Niimoodi ma avastan enda jaoks ka uusi asju. Ja. On mõni selline leid ka olnud nüüd, mis eriti hea, oli selline väga, väga huvitav ja hea? Ja näiteks Duffit ma ei olnud varem kuulanud, aga tema plaat sattus mulle kätte ja see oli ka tõesti selline mõnus kuulamine, et ta on selline omapärane hääl. Jaa. Aga kahjuks ta vist praegu viimasel praegu ta vist ei tegutse, tal oli ka rasket üleelamised, nagu ma saan aru. Ja siis traditsioonilised küsimus ka me seriaale puudutasime ja oleme puudutanud ka nagu animet, aga filmide osas, et kui sa teed valiku kinno minna või filmi vaadata, siis mida sa eelistad? Mis on need, mis sind tahaks vaadata igasuguseid hirmsaid õudukaid, aga tavaliselt on nii, et kui ma küsin, et kes tuleb, siis kõik ütlevad, et ei, ma ei tule. Ja siis lõpuks ei tulegi mitte keegi ja siis ma ei lähegi sinna. Aga vahel kodus vaatad? Jah. Aga sa õudust ei ole otseselt kirjutanud, et nii palju see ei ole mõjutanud seda sinu? Ei. Aga kui nüüd veel vanematest filmidest rääkida, mida ma pole küll kinos näinud, aga mis mulle tõesti väga meeldivad, siis jah, Tagasi tuleviku triloogia, see on alati kindla peale minek, et kui sa vaatad mõnda filmi, et kas sa vahel ka selles mõttes mõtled sealt nagu edasi ja mõtled, et kas seda kuidagi kasutada
ka kirjutamises või enda loomingus, tekib sul selliseid asju ka või sellist mõtet, oi, see on nagu hea idee, et ma arendan seda edasi? Pigem ongi niimoodi, et kui ma leian kuskil filmist midagi, mis mind häirib, siis ma küsin endalt, et miks mind häirib see asi ja kuidas ma ise oleksin teinud. Ja siis sealt võib-olla juba hakkab mõte arenema, et kuidas teha teisiti. Ja võib-olla sünnib tõesti niimoodi mõni uus lugu näiteks. Nüüd, mida sa hetkel kirjutad? Me oleme puudutanud neid, mis on juba ilmunud ja avaldatud, aga mis sul praegu töös on? Praegu ma ikkagi kirjutan ühte krimilugu, mis mul on juba ka paar aastat pooleli olnud, sellepärast, et vahepeal ma kirjutasin ajakatastroofi ja siis mul ei olnud nii lihtne enam selle krimiloo juurde tagasi pöörduda, et mul oli tunne, et enam ei taha minust seda põnevust välja tulla. Ja kuigi ma alustasin juba esimesel leheküljel laibaga, siis vähemalt 100 lehekülge pärast seda möödus nii, et keegi ei olnudki surnud. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et oi, et äkki see on ikkagi paha, et krimiloos vist peaks rohkem laipa olema kui ainult üks esimesel leheküljel. Aga oled sa praegu lugenud ka viimasel ajal ilmunud krimi, sest tegelikult ulmeringkonnas ei ole ka mitte võõras see, et ulmekirjanikest on saanud sujuvalt krimikirjanikud. Et oled sa lugenud viimasel ajal midagi Eesti krimikirjandusest? Eesti krimikirjandusest nüüd ei ole, aga eile ma just lõpetasin Jaapani krimikirjaniku romaani. See oli see Keigo Higashino Andunud kahtlusalune X. Ja ma lugesingi tõesti selle lihtsalt ühe õhtuga läbi, aga tegelikult see nüüd ei ole nii värske, sest et see vist on alguses äkki 2007 kirjutatud. Minu jaoks ta lihtsalt oli värske sellepärast, et... Aga krimi osas, mis sind inspireerib või kus sa ammutad seda nagu inspiratsiooni? Oled sa lugenud palju krimi või pigem lihtsalt ka mõtled? Omal ajal sai ikka päris palju CSI-d vaadatud. Siis, kui tegelikult ei olnud veel võib-olla üldse selles vanuses, et oleks pidanud õhtul kogu aeg üleval olema ja CSI-d vaatama, sest et mõned sealsed lood olid ju ka päris koledad, aga see töö tundus väga lahe, mis nad seal tegid ja kindlasti mul on midagi meelde jäänud. Et... Aga see ei pannud ise mõtlema, et oleks samasuguse karjääri valinud? Ma arvan, et võlusõna on siin matemaatika. Et kõik, mis sisaldab matemaatikat, on minu jaoks igavesti välistatud. Nüüd sa krimi kirjutamise juurest, kas sa nagu, kuidas sa näed, kas sa tuled tagasi ka jälle ulme juurde, et see Romeo ja Julio oli selline kõrvalepõige, et kas krimi on kõrvalepõige või on see midagi, mida sa näed, et sa kirjutad rohkem? Ma arvan, et see sõltub sellest, millised mõtted üldse tulevad. Võib-olla näiteks proovin hoopis laste juttu. Ega sedagi ei saa välistada. Väga hea, et sa proovid laiendada oma sellist loomingulist siis mitte nüüd jalajälge ei on vist nagu veider öelda, aga siis seda teemade ringi täpselt. Väga lahe. Nii, aga nüüd me oleme vestelnud siin juba päris mõnda aega ja publik on kindlasti mõelnud välja, mida nemad sooviksid küsida või on tekkinud mõni asi vahepeal, mida tahaks täpsustada. Väga hea. Sinu kui ristsõna ajakirja toimetaja kohta. Nagu öeldud, ristsõnu sa ei koosta ega test lahenda. Milles seisneb sinu kui ristsõna ajakirja toimetaja töö? Mina suhtlen inimestega, näiteks kui kellelgi on mingisugune probleem, siis nad kirjutavad mulle, siis ma vastan neile ja samamoodi ma panen neid ajakirju kokku, et kõik asjad tuleks ilusti õigeks ajaks kohale ja samamoodi ma ka suhtlen koostajatega. Teed seda tööd juba päris palju aega. Mis selles töös meeldib? Ma arvan, et ma olen väga rõõmus oma kolleegide üle, sellepärast, et meil on selline väga tore kollektiiv, et Ristiku toimetus on tõesti üks tore koht. On sul veel mingid hobisid näiteks, et mis animeed meeldib on ju vaadata ja on sul veel mingid eraldi hobisid äkki? Millega sa tegeled või?
Suvel sõidan jalgrattaga. Palju sa testlugejaid kasutad? Mida ma kasutan? Testlugejaid. Nagu kui sa kirjutad käsikirja valmis, kus saad seal laiali ka? Ja mul on ikkagi paar kindlat ohvrit ka jah, et mõned neist isegi istuvad siin saalis, et... Aga sul on koosutades tuttavaid, ma saan aru? Jah. Okei. Aga kui... Ma just sellepärast küsin, et ma ei leidnud ise, ma üldse romaani käsikirja, üsna õhukese romaani. Ja leiad seal testlugeja. Keegi taha. Lühjutada natuke lihtsalt. Et sinul on vaatamas ka majesteetlikud romaanid, eks ole. Kuidas sa veenad testlugejaid neid lugema, on vist Kalmsteni küsimus tegelikult. Kuidas ma veenan? Jah, mis sa teed? Kas on ähvarduse piitsa või präänikuga või kuidas see asi käib? Ja võibolla testlugejad oskavad ka ise öelda, et mis need nagu need mõjurid on. Ma ei tea, ma arvan, et ma lihtsalt saadan ära ja siis ütlen, et kuule, ma kirjutasin midagi, kui sul on aega, siis loe. Passiiv-agressiivne natuke. Aga võtad sa arvesse, kui palju sa võtad arvesse testlugijate tagasisidet? Ikka püüan arvesse võtta, et kui mingisugune koht on ikkagi väga nihkes ja nad näevad selle läbi, siis ma püüan selle ära parandada või kuskil on mingisugused loogikaaugud. Aga samas keegi meist pole eksimatu, et alati võib juhtuda, et mõni asi jääb kahe silma vahele. Aga sa oled kirjutanud ka ühe jutu kindlasti, see oli Hendrik Staali Elavad surnud. Aga ülejäänud see loomingust on tegelikult romaanidest. Kas sa leiad, et sul nende väljendamiseks vaja suurema formaati või oled lihtsalt kuidagi miks sa lühikida kirjutama, see on küsimus võtta? Ma vist ei ole väga lühikese jutu naine, et isegi kui ma püüan kirjutada lühikest juttu, siis ta kuidagi lihtsalt paisub. Jah. Et see on see, mida ma tunnustan, et see on väga, väga, väga lahe, sest et vahel võib olla, et mina olen pigem see lühikese jutu inimene, et selles on, minu jaoks on see väga muljetavaldav kirjutada. Ja, see on kõige raskem, kui seda lühemaks asja. Et väga venima jätkaks. Edasi kasvaks, et mida on lihtsalt see, et nagu jookseb, et paljud vastu. Tegelikult see Staali lugu oli ju ka alguses märksa pikem, aga kuna sõnade arv oli ette määratud, mis see maksimum tohib olla, siis ma ikkagi natukene piirasin ennast ja siis ma toimetasin kiiresti veel mõned liinid ja tegelased ka välja, et neid ei ole mul tegelikult siin üldse vaja, et las nad siis jäävad, et võtame kompaktseks. Oli päris raske, aga elasin üle. Midagi kirja pannud, eks ole, et siis loobuda sellest, eks ole, ja sa välja hingistanud. Küsiks siis võib-olla veel, et ma ei tea, kas ma olen nagu selline lühikese tähelepanu värbaga lugeja või milles asi, aga siin on väga palju nimesid ja siin on väga palju selliseid väga huvitavaid nimesid, mida võib-olla esimese hooga ei oskagi isegi kuidagi välja hääldada, et kuidas see inspiratsioon tuleb ja muidugi lihtsalt ma mainin ka üle selle, et siin raamatu lõpus on selline sugupuu vist, tundub nagu sugupuu, et see on minu kui lugeja jaoks, ma olen väga tänulik, et see sugupuu olemas on, sest vahel see nagu aitab mind ka. Kuidas need nimed siis tulevad? Lihtsalt kuidagi kohtad näiteks mingisugust huvitavat sõna mingisuguses teises keeles ja siis mõtled, et oi, et kui ma siit selle jupi ära võtan ja selle jupi asemele panen, siis see juba ongi üks korralik nimi. Et siis nagu lihtsalt sõna natukene on see nimede koostamine? Natuke, jah. Kas jumalad ei näinud sama? Jah. Palju sa pidid kuidagi ise järge pidama mingit sellist nagu lisa tegelaste kirjeldust ja maailmakirjeldust ja siis lisamaterjali looma selle romaaniga, et mitte ära kaotada nii-öelda mul ise järge? Ei ole tegelikult, ei ole lisamaterjali. Ma joonistasin endale lõpuks ühe kaardi, et ma siis oma enda kirjelduse põhjal saaksin aru, kuidas need riigid paiknevad seal üleüldse, et kuidas see maailm nagu ehitatud on, et kui ma kirjutan, et üks riik asub ühes kohas, aga pärast ta näiteks asub teises ilmakaares, et siis see ei ole õige, et siis ma joonistasin endale kaardi ja selle põhjal siis püüdsin kõik paika loksutada, aga muud lisamaterjali mul ei olnud. Nii et kõik tegelaste silmavärv ja juuksevärv ja kõik muu oli
kogu aeg. Ma lihtsalt püüdsin selle kõik meeles pidada ja kui kuskil on mingisuguseid erinevusi, siis süüdi on minu halb mälu. Bravo, sul on mälu. Jah, sest selles mõttes minu jaoks oli kõik jooksis nagu väga loogiliselt ja ka tegelaste ja kõige suhtes, et ma jah. Et just see, kui sealt edasi selles küsimust arendada, et kas sa oled mõelnud nagu katsetada erinevaid kirjutamisviise, et teha selline plaan enne ja kirjutada tegelaste taustalood ja teha sellist hästi suurt, nagu võtta see mingi konkreetne meetod ja kasutada seda kirjutamisel. Oled sa kunagi mõelnud sellistest? Ma olen mõelnud, sest et ma tean, et päris paljudele inimestele selline tehnika sobib, et sul ongi kõik need tegelased juba enne välja arendatud ja kirja pandud, et kes kõik on ja mis nad teevad ja kuhu tee neid viib, aga siiamaani ma ei ole ennast suutnud veel kokku võtta, sellepärast et selle aja, mis ma kulutaksin kõikide nende plaanide tegemise peale, sama hästi ma võin juba kulutada ju kirjutamisele ja see esimene lause ja esimene lehekülg, see tuleb alati nagu nii väga raskelt, olenemata sellest, kas mul on mingit eeltööd tehtud või mitte. See ongi üldse kõige hullem lehekülg, see, mis on seal ees tühi, seal ei ole mitte midagi, seal ei ole isegi pealkirja. Aga loo kirjutamise juures, kas sa tead mingeid etappe ja näiteks loo lõppu ette või sa tegelikult hakkad kirjutama ja sa lased selle lihtsalt voolata nii, nagu ta läheb? Üldiselt ta ikkagi voolab, et mul on umbmäärane aimdus, kuhu nagu välja võiks jõuda kõik, aga kas ta sinna jõuab ka isegi mitte alati. Aga kas sa oskad tuua näite, millise romaani puhul sa ei ole jõudnud sinna, kus sa alguses arvasid? Krimilugu on mul küll praegu veel pooleli, aga alguses ma arvasin, et ma tean, kes on tapja, aga nüüd ma juba arvan, et äkki tappis hoopis keegi teine, sellepärast, et lugu ise on tegelikult kirjutanud ennast niimoodi, et mõned asjad isegi niimoodi saavad muutuda. Et ma lihtsalt olen selles autos ja siis see sõidab kuhugi. Ja siis pärast selgub, kas ma saan maha minna seal, kus oli kavas või mitte. Kas publikul on veel mõni küsimus vahele tekkinud? Mul on nüüd lühike küsimus, miks see kaart sinna raamatusse liinud? See oli nagu esimene mõte, kui ma lugema hakkasin. Kus kaart? Kus ta tasid? Sellepärast, et see oli mul väga halvasti värviliselt peintiga joonistatud. Kunstige, kes oskavad joonistada? Ei, Eeva arvas tegelikult, et lugejad saavad ilma selleta ka aru, et talle tundus kõik piisavalt loogiline. Aga muidu see on väga hea mõte, et võib-olla mõeldagi mõne järgneva teose juures, et seda visuaalset esitlust ikkagi juurde panna, eriti sellise täiesti teise maailma puhul, et tasub alati midagi kaaluda. Ja. Mul on üks kommentaar lihtsalt, see ei nõua vastamist, aga kui jutt läks sellele, et mõned kirjanikud alustavad sellest, et koostavad väga põhjalikud tegelaste kirjelduse, kus on kirjas nende iseloom ja nii edasi, siis mina ei ole kunagi seda teinud, sellepärast, et see nagu piiraks mind. Kujutlege, et ma alustaksin sellega, et ma kõigile tegelastele koostan põhjaliku iseloomustuse ja näiteks ütlen, et selle tegelase hobi on niisugune. Siis hakkan kirjutama ja selgub, et hoopis paremini sobiks, kui tegelase hobi oleks teistsugune. Kui hobi on varem juba paika pandud, siis see nagu piiraks mind. Lugu ei võiks nii hea tulla. Ja seda ma ise tunnen ka, et lugemise, kirjutamise käigus asjad ikkagi võivad nii palju muutuda, et need tegelased kujunevad hoopis teistsuguseks, kui oled neid planeerinud. Ja siis ei ole see kirjapanemine minu puhul väga efektiivne olnud. Tead, see on mingi lisaasi, mida ümber kirjutada. Kirjutad see profileeringu ümber ja siis jutus ümber, siis jutus ära muutus, profileeringu ümber ja siis kirjutadki ümber mingi autor. Silmad sinised, silmad pruunid, silmad hallid. Silmad sinised, jah. Ainult üks silm. Ikkagi pruunid. Administraator. Aga mul on selline küsimus, et sul on seal poistegelasi ja siis vanustega mässamist kuidagi palju. Kuidas see tekib, et just vanuste ja sugudega vahepeal nagu juhidun? On see lihtsalt see, mis kaasal ajal on või see lihtsalt on sulle eraldi meile mõeldud, et peaks olema?
ma arvan, et lihtsalt võib-olla on kuidagi meestegelasi natukene lihtsam kirjutada. Et võib-olla see on minu enda nõrkus, et ma ei oska luua veel sellist naistegelast, kellega ma ise ka sidet tunneksin. Huvitav on see on huvitav, see on selles mõttes huvitav, et kui kes on meid siin jälginud, meie neid külalisi, siis Meelis Kraft jälle tunneb vist natukene vastupidi ja kirjutab jälle naistegelasi hästi jooksvalt, nii et see on väga huvitav, kuidas kõnetavad hoopis võib-olla teine sugu või teised ka karakterid. Aga mul tekkis siin selles mõttes veel üks osa sellest kirjutamisest on ju tegelikult kommentaarid, tagasiside, kuidas inimesed vastu võtavad need romaanid. Kuidas sa sellega, ma ei tea, kas toime tuleb, ei ole päris õige sõna võib-olla, aga kuidas sa seda enda jaoks nagu mõtestad või käsitled, et palju sa loed neid kommentaare ja mida sa sellest enda jaoks võtad kaasa? Aeg-ajalt ma ikka vaatan internetist järele, et kas keegi on midagi uut ja huvitavat kirjutanud ja siis ma tõesti vaatan, et mida nad kirjutavad, et kui keegi näiteks kaebab, et lause oli 8 rida pikk, siis ma juba panen endale kõrva taha, et ma kontrollin rohkem üle, et ma ei teeks selliseid kilomeetripikkusi lauseid. Aga kui on mingisugused maitseküsimused, siis jah, aga keegi ei jõua enam neid lugeda tänapäeval nii pikki. Ja kui on lihtsalt mingid inimeste arvamused, eks ole, mis erinevad natukene minu omast, mida ma arvan mingi asja kohta, siis ma mõtlengi, et kas ma kasutan neid arvamusi hiljem või ma ikkagi otsustan ise. Aga oled sa kokku puutunud ka nagu väga negatiivse tagasisidega või pigem sellist asja ei ole olnud? Õnneks keegi veel ei ole kirjutanud Facebooki, et issand, kui jube, mida sa teed. Ma arvan, see on hea. See on mõttes, et... See on soovituseks. Ei, vaid vastupidi, ma arvan, see on selles mõttes hea, et võib-olla tänapäeval kohtab seda natukene liiga palju, et ollakse võib-olla liigselt kriitilised, et tegelikult ju kirjandus on selline väga palju ka subjektiivne, et igaüks loeb seda oma parasjagu selle hetke pealt, kus nad on, kes nad on, kui vanad nad on, mis need elus on toimunud, et see kogemus on alati hästi isiklik ja samas kirjutajana samamoodi, et kirjanikul on ju ka see väga isiklik, kus parasjagu selles ajahetkes ollakse. Olgem ausad, et kahesõnaline solvang autor või tema teose tihti ei ole tegelikult arvustus. See on lihtsalt mingi emotsioon ja sa ei suutnud vaos hoida, alla surudaks. See näitab rohkem sinu kohta, kui sind autori või sinu romaani kohta või jutu kohta või luuletuse kohta või mis iganes kohta. Aga siin aeg-ajalt on käinud läbi see, et tänapäeval ei kommenteerita enam selles mõttes nagu konstruktiivselt või ei anta konstruktiivset tagasiside, et ei tehta pikemaid arvustusi, et kuidas sa hindad enda romaanide puhul, et kas see tagasiside, mida sa oled saanud, on olnud ikkagi nagu piisav ja või tunned sa, et tegelikult võiks keegi teha ka võib-olla natukene sügavama analüüsi, võtta mõne teose ja kuidagi kirjutada lahti selle. See oleks kindlasti alati huvitav lugeda sellist pikka ja põhjalikku arutelu just, et kuidas lugejad teosest aru saavad. Ma kindlasti huviga loeksin. Väljakutse lugejatele konstruktiivset tagasisidet anda. Nii, kas publikul on veel keegi, kes pole julgenud veel küsida midagi? Hea võimalus. Ma juba küsisin tegelikult, aga ma kasutan võimalust. Kui sul tekiks võimalus siis raamatumaailmasse ise minna, elada seal, kas sa teeksid seda? No ma arvan, et ikka prooviks. Kas ma tagasi ka saan? Kõigepealt ma tahaks garantiid, jah. Meeldis see raamatusse?
vanasti kirjutati päris palju fanfiction'id sellest, kuidas keegi satub mingisse Harry Potteri raamatusse terveks aastaks. Et ma arvan, et see aasta võib-olla oleks maksimum, aga seal võiks küll ära käia siis. Ja ma saan aru, et mitte Muguna, vaid... Ei no muidugi, ikka Võlur tahaks olla. Mugu elu ei erine vist väga palju minu igapäevasest elust. Nii, super, aga me oleme jõudnud nüüd meie ajaga sinna lõpusirgele. Kui nüüd on veel viimaseid küsimusi, siis on praegu väga hea võimalus. Kas sul on midagi, mida sa lugejatele tahaksid öelda? See on ka võimalus tegelikult praegu, sest me ka lindistame ja siis ka need, kes ei ole kohal, saavad tegelikult seda näha. Aitäh, et te kõik olete nii toredad ja kuna meil on praegu ka 500 aastat eesti kirjakeelt sellel aastal tähistame, siis kindlasti lugege rohkem eestikeelseid raamatuid. Aitäh!